Ja tervist. Kaunist pühapäeva kõigile ja oleme kogunenud siia SIPA terviseseminari järelkaja tegema. Nimelt meil toimus märtsikuus Eneli Niinemäe korraldatud terviseseminar SIPA mõisas ja kõige lõpus me loosisime välja Vitas Labori rasvhapete testi ja nüüdseks on ammu rasvhapete test käes. Ja täna seletame selle lahti ja see on Tiina test, aga vahepeal juhtus selle lugu, et ka Monika tegi selle sama testi ja seega me seletame mõlemad testid korraga lahti. Päris hea võrdlus on. Aga kõige ennem, mina Tanel Ermel ja kes mind ei tea, et ma olen 8 aastat tegelenud siin tervisevaldkonnas, aidanud siin sadu ja sadu inimesi parema tervise juurde ja eelkõige enda pere on mind inspireerinud ja iseenda tervis. Et iseenda näitel on kõik läbi tehtud ja mis toimivad praktikad, mis ei toimi praktikad. Ja võin öelda, viimati olin haige 2016 aasta jaanuaris. See tähendab seda ka, et vahepeal pole isegi nohu olnud. Ehk ju midagi õigesti teeme siin. Aga ma jagan oma ekraani, kus ma alguses korra kiiresti räägin ära, mis me SIPAs rääkisime ja siis lähen kohe veretesti juurde. Nii, jagan oma teist ekraani. Nii, teine ekraan on näha ilusti, on ju? Ja, ehk siis me võtsime kokku tervise ABC ja tervise alustalad. Ehk siis kohe alguses me rääkisime ära, millest meil tervis koosneb lihtsamate näidete juures, et tervisest peab hoolitsema, muidu laguneb ära ja meie keha on meie selle vaimu kodu, et me peame elama seal ja tundma ennast mugavalt seal. Siis millest tervist üldse sõltub, on ju, mis on hästi-hästi oluline mõista, et mõtlemine, uni, toitumine, liikumine ja sealt omakorda 20% geneetika, keskkond ja siis tervishoid. Ja täpselt selles järjekorras peakski mõtlema, et mõtlemine, vaimne seisund meil, vaimne stabiilsus on ju, kas me oleme positiivsed, negatiivsed, see on see põhiline alustala meie kogu tervises ja otse loomulikult uni, sellest me ei pääse kuidagi. Ja siis alles on toitumisele peame tähelepanu pöörame liikumisele. Et väga palju tehakse siis toitumisele ei pöörata tähelepanu, aga näiteks, et 40+ hakatakse hirmsasti liikuma. Ja siis vaadatakse, miks kaaluga näiteks midagi juhtu või üleüldse tulevad terviserikked sellest, on ju. Et tegelikult, et natukene teistpidi järjekorras saab tegema, et kui me liigume, siis me peame kõik eelnevalt ka ja toitumist väga hästi korrastama endal. Ja see geneetiline pool, kõik on tegelikult seotud sellega poole ka, et näiteks geneetilised riskid või haigused või vähid esinevad enamuses juhtudel alles siis, kui me esimeses pooles kõik valesti teeme. Et nüüd ongi, et terviseseminaril me keskendusime just selle toitumise poole peale. Natukene alguses rääkisime ära küll sellest, millest tervis sõltub ja kõik, aga et miks me sööme, kuidas me sööme, et me koosneme rakkudest, rakutoit on kõige oluline, kuidas rakud elavad, nõnda elame meie, läksime toitainete peale, rääkisime, mis on oluline on üks asi toit, aga oluline on ka see liikumine ja see vaimne tervis, on ju. Ja siis jõudsimegi rakkude peale, rasvade peale ja nüüd tegelikult siitsamast rakuaine vahetus ja Vitas test, näitasin enda Vitas labori teste ja nüüd täna me kohe jõuamegi hoopis, ma nüüd panengi Tiina ja Monika testid mõlemad ette. Nii et Tiina ja Monika ja Eneli, kui on huvi soovi, jumala eest, küsige vahele küsimusi. Kohe, et ärge oodake, kui ma siin lausel pooleli jään, et kohe küsige vahele, kui mõte tekib. Nii. Ja praegu hetkel on siis pandud mul vasakul pool on Tiina test ja paremal pool on Monika test. Ja tegemist on siis Vitas labori testiga. Cincino balance testi aruanne. Cincino on siis klient Vitas laboril. Et neid teste on tehtud üle 1 300 000 kokku üle maailmas. Ehk siis tegemist on maailma suurima terviseuuringuga. Testid on anonüümsed ja hetkel siin ja täna on siis lubanud oma testi jagada siis Tiina ja Monika ja kus me siis teame, mina ainult võin uskuda seda, et see on Tiina ja Monika test sellepärast, et
testikood, üks on siin ja teine siin ja kuna nemad on öelnud, et nemad selle testi taga on, siis ma pean uskuma. Need, mis siin täidetud on, need andmed, need on statistilised andmed ja need ei muuda kuidagigi seda testi seisu. Test kajastab 120 päeva toitumist. Ehk siis, kui me nüüd teame, et märtsikuus on need testid tehtud, järelikult test kajastab Tiina ja Monika siis, mis ta nüüd on siis, enam-vähem november, detsember, jaanuar, veebruar, enam-vähem selline talvine, aastavahetuse talvise perioodi toitumine. Miks see 120 päeva kajastub? Sellepärast, et meil vererakud uuenevad 120 päeva järgi. Et kõigil rakkudel on erinev eluiga, aga näiteks vererakkudel on 120 päeva. Ehk siis ongi, et kui me tahame toitumist muuta näiteks või vereproov muutuks, siis oleks hea näiteks lasta 120 päeva näiteks mööda. Vähemalt siin toitainete ja rasvade osas vähemalt on ilusti nähtav see. Ja miks see oluline, praegu seda perioodi on teada ka, et kui te olete parasjagu mingeid lisandeid söönud sel perioodil või mingeid toitumise katsetusi teinud, mõned on mingeid dieete teinud. Kui te olete seda teinud, siis või kehvemini või paremini söönud. Kui te olete paremini söönud, siis test on tavaliselt parem. Kui te olete kehvemini söönud, test on kehvem. Kui te arvate, et keskmiselt kogu aeg läbi aastate umbes sarnaselt söönud, siis te võite arvestada, et see test on olnud pikki aastaid umbes sarnane. Et see on puhtalt toitumisest ja mõnikord on niimoodi, et võib-olla suvel võib test halvemaks näiteks minna, kui me võib-olla palju grillime näiteks, et nii palju lihtsalt ühe korraga liha võib-olla tavapäraselt ei sööda, et noh, ja tööstuslikku liha näiteks, Aga korra Monika ja Tiina peegeldaks, et mis te ise arvate, kas see viimase 4 kuu toitumine on seal tavapärane olnud, nagu ikka alati? Ma arvan, et pigem see kõige kehvem periood, kuna seal olid need jõulud ja kõik selline. Okay. Ma arvan, et ma muidu nagu toitun tervislikumalt. No mitte nüüd kindlasti mitte ideaalselt, eks ma söön ka igasugu vahepeal mingisugust kräppi. Monika, jah? Minul on jälle natuke nüüd teistpidi, et ütleme niimoodi, et veebruarist alates hakkasin jälgima toitumiskava, mis nagu nüüd ongi nii, et natuke on seal võib-olla mingit mõju juba tulnud, aga varasemalt oli see ikkagi jah, ütleme siis ka nii, et väga vale. Aha, okay. Aga ma tahtsin seda veel öelda, et ma olen muidu nagu mitu aastat teinud seda FitLapi kava, aga lihtsalt ongi, et kuna mitu aastat, alguses tegid niimoodi, jälgisid nagu hästi hoolega. Eks ta nüüd praegu on selline, et ma teen niimoodi, pool on FitLap ja pool on see, mis tuju tuleb või aga ikkagi pigem nagu püüan nagu tervislikult. Okay, väga hea teada. Selge. Kas kala sööte või? Mõlemad? Ma arvan, et vähe. Okay. Ehk siis see test kajastab siis 95% toitumist ja 95% kajastab neid rasvhappeid. Ehk siis siin on mõõdetud 11 rasvhapet, mis on pandud siin nii-öelda inimloetavasse valemisse. Ma segan korraks vahele. Ma arvan, siin on praegu 2 Tiina testi. Ja ma tahtsin ka just öelda, et teil on nagu 2 ühesugust testi. Väga hea, ongi. Õige. Siin on väga õigesti. Nii, võtame kohe. Ma oleks hakanud kohe vaatama, ma sinnamaani veel jõudnudki. Super. Nii. Nüüd 6. Nii, see. Vaat. Nii. Nüüd, vaat. Nüüd on selline. Jaa. Nii, väga hea. Nii. Vaat, nii, Monika. Nii, parempoolne Monika. Nüüd on paigas.
ehk siis ja need inimloetavad valemisse nii-öelda on pandud, on ju, ehk siis põhimõte nendel lahtritel on siin, et punane peaks kindlasti tähelepanu pöörama, kollane võiks kindlasti ka tähelepanu pöörata, roheline on väga hästi. Hetkel on näha, et rohelist ei ole. Mingid haiguslikke seisundid kindlasti välja ei loe, tegemist on ka ennetustestiga, on ju, ja me saame aru, on ju, et mida võiks toitumises näiteks korrigeerida. Ja see peegeldab väga hästi seda ka, mis meil ühiskonnas toimub ja mis meil toitumises toimub. Et te võite küll väga hästi süüa, aga te ei kontrolli toorainet. Et te ei ole juures olnud, mida teie söök on omakorda söönud. Vaat see teebki tänapäeval selle toitumise raskeks. Ja kogu see probleemistik, mis me täna räägime, on Eestis kuskil selline aktuaalne 20 aastat, mujal maailmas on alates 1960 see probleem. Et kõik on alanud sellest nii-öelda toiduainete tööstuse revolutsioonist, kus meil toitu enam ei kasvatata, vaid toitu toodetakse, loomi meil toodetakse. Et seal ongi see väga-väga suur tooraine vahe. Aga hakkame siit järjest siis minema, mis siin nüüd nende lahtrite taga on. Ja nüüd oomega, igal pool on need näidikud, mõõdikud ja vaadake, et siin see punase ala peal on näiteks see noolekene, et siin on siis näiteks positsioneerinud ennast nii Tiina kui Monika. Ja Eesti loogika on see, et ideaalis oleks, kui te oleks rohelises kogu aeg nii sünnist surmani, oleksite rohelises alas. Ja hakkame järjest minema oomega 6,3 rasvhapete tasakaal, et Tiinal on 17 ühele, Monikal on 25 ühele. Et mis see siis tähendab? See tähendab siis, et oomega 6 tekitab meil rakkuspõletikku, oomega 3 võtab põletikku alla. Et Eesti ametlik riiklik standard oleks 2 ühele. Et Tervise Arengu Instituut ütleb, et meie toitumis võiks olla 2 ühele see rasvhapete suhe. Siin testis te näete 3 ühele, sellepärast, et see test baseerub siis Vitas, Labor ja siis teadlaste koolkonnale, kellel on teadusuuringud, ütleb 3 ühele. Nii, näiteks Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et 4 ühele on see tervislik vahekord. Aga mis on oluline, see numbriks, et meil kõiksugused tervise elustiili haigused hakkavad välja kujunema siis kuskil 4-1 ülespoole. Viskan korra terviseseminari näidatud pilti näiteks on ju siin, et 4-1 ülespoole. Kui meil on 1 ühele võiks näiteks olla, tänapäeva lääne toit, Eestis tänapäeva toitumine on keskeltläbi 15 ühele. Võtate mul nagu musternäidis siin, et minul endal oli 16 ühele kunagi 8 aastat tagasi. Ehk siis, kui praegu Tiina 17 ja Monika 25 ühele, ehk siis täpselt, et odavad taimsed õlid, kasvatuse kala, kasvatuse liha, et selline toitumine. Südame-veresoonkonna haigustesse suremus langeb 70%, kui me langetame 4-1 ühele selle oomega 6,3 suhte. Igasugused vähikasvajad ja vähilised hakkavad samamoodi, siis risk hakkab suurenema 3-1 ülespoole. Liigespõletikud 3-1 ülespoole, astmaatilised reaktsioonid, autoimmuunhaigused 5-1 ülespoole hakkavad. Need on siis teadusuuringutel baseeruvad, ehk siis näiteks ongi taolised haigused, ongi kehv nahk, liigesed, psoriaas, dermatiidid näiteks on hästi igal pool tutvusringkonnas, te teate, et on ajuga seotud teemad, kõik Alzheimer, skleroosid, multiplex, astmad, siis viljatuse probleemid või kõige lihtsam asi ka, et kassi-koera allergia või kevadel heinanohud asjad, et need tegelikult kõik hakkavad tasapisi välja kujunema algstaadiumist ja sellest põletikulisest staadiumist. Nii et kogu elu võiksime hoida selles rohelisest osas surmani ja siis on normaalne vananemine. Et mina tean seda omast käest, Eneli samamoodi omast käest, et sa lihtsalt ehitad oma keha uuesti üles rakk kaabul. Et tegemist ei ole nagu kiire protsessiga, aga vaikselt. Nii, mis asi on kaitseväärtus? 0. Ei tähenda mõlemil 0. Ei tähenda kuidagi, et mingit haiguslikku seisundit näitaks. See näitab rasvhapete profiili põhine kaitseväärtus kehal. Kõige lihtsam on seda öelda, et kui olla siin punases tsoonis, ongi, et siin 10-15 aastat, siis kindlasti on väga-väga suur risk veresoonkonna haigusteks, mida hakkab välja kujunema vaikselt.
et mina selle praktika jooksul võin öelda selle lahtri selgituseks, et me vananeme poole kiiremini, kui me oleme punases tsoonis. Meil nahk ei ole ilus, luud liigesed annavad tunda, on ju. Minul oli ka vanasti olid hüppeliigese probleemid, mingid nahaprobleemid olid korra aastas või 2 korda aastas ikka haigeks, lapsed olid kogu aeg haiged, on ju. Ehk siis meil noorena, kus me ei peaks mingeid haigusi olema, eriti neid liigese teemasid, on ju, siis need meil esinevad juba sellised 30-selt 70 haigused, on ju. Vaat see on see nukker teema. Ja kui hoida siin ilusti ennast rohelises kogu aeg, siis on korras. Samamoodi oli meil seminaril juttu, et kui tarbida ongi, et näiteks ongi, et omega 3-9 näiteks ongi see balance oil, on ju, et see viib tasakaalu inimesed, on ju, 120 päevaga. Et see oli ka asja mõte, et üks asi test teha, testis näeb, mis seis on, et kas on toitumise korras või mitte, on ju. Ja kui on lahendus, on ju, siis on näiteks 2,5 kilo merekala, kasvatuse kala on põletikuline, et merekala peab olema näiteks, on ju, kes sööb vetikaid, vetikatest tuleb see omega 3 see kasulik, on ju, või väikestest mereelukatest, on ju. Aga kasvatuse kalas seda kahjuks ei tule. Kasvatuse kala on inimsöödal ja nendest graanulitest ja see on tavaliselt odavam tooraine ja üpris tihti on see sama omega 6 allikad on seal. Ehk siis loo moraal on see, et kui test on tehtud, et siis võiks see kas toitumisega, on ju, või näiteks ongi, et meil on lahendus, on ju, et balance oiliga viia ennast tasakaalu, et väga lihtne, loogiline. Ja kui inimene on siin 75% pluss vähemalt 6 kuud olnud näiteks sellel skaalal, siis ma näen, et ei teki enam nohu ja on tasapisi inimene haige. Üle 12 tunni inimene nagu nii-öelda ennast tavaliselt ei tunne ennast haigena. Et kui midagi üldse tekib, siis tavaliselt õhtuti on natukene võib-olla kehva olla, hommikuks on kõik korras. Nii, see lahter on üks olulisemaid lahtreid, omega 3 rasvhapete indeks. On siis omega 3 sisaldus veres võrreldes teiste rasvadega ja see võiks olla vähemalt siin 8-10% isegi. Nüüd, kui Tiinal on 4% ja Monikal on 3,4%, siis mõelge, et omega 3 on iga raku ehitusmaterjal, teil on triljonid rakud ja iga raku komponent, on ju. Ja kui teil on selle ehitusmaterjalist pool puudu, teie enda terve keha ehitusmaterjalist on nii-öelda pool on puudu, siis kujutage ette, kui te nüüd saate oma rasvhapet korda ja jätate korda, et millist võimsust teie keha võib näidata, et kui palju potentsiaali on teil peidus veel. Nii meeleolus, on ju, nii luud, lihased, liigesed, on ju, et see ongi see tervise benefit, on ju, te annate kehale, mis tal puudu on. Kahjuks on see, et tegemist on siis nii-öelda ennetustestiga, et tavameditsiinis ei tehta seda testi, et seda peab riiklikult ei rahastata seda, vaid seda peaks ise tegema. Ilmselt 10 aasta pärast, ma arvan, või tavaliselt meditsiin on 10-15 aastat siin ajast maas, üpris tihti nende nii-öelda ennetuspoolega, et võib-olla siis tulevikus tuleb ka see nii-öelda test riiklikult doteeritavasse hetkel peab eralaborit seda ostma, rasvhapete testi. Nii. Nüüd, mis ma selle omega 3 juures võin välja veel tuua näiteks on ju, et kui ta siin on selline 1,5, 1, no siis on ikka väga-väga suured tervisemured näiteks ongi ja näiteks naistel on näiteks menstruaaltsükli häired näiteks hakkavad tekkima, on ju, ehk siis näiteks sigimine on meil ju privileeg, et meil keha peab tugev olema, et siis näiteks millest see lastetud mõnikord on, peitub selles, et näiteks kehal ei ole ressurssi ja jõudu seal, on ju, et ühesõnaga, et selles lahtris on päris palju kinni. Covidi ajal nägin ühte USA uuringut, et kus oli, et kui sul on kui oli vist omega 3% võrres teiste rasvadega oli 6%, siis langes oluliselt, ma ei mäleta, mis seal oli 70-80% suremus Covidisse või, et mingi taoline uuring oli, aga noh, see on loogiline, et kui sul on vähemalt 6% juba seda, see on siis põletiku mahavõtt ja su keha immuunsus ja kõik töötab poole paremini juba, kui sul on siin see näitaja rohelises. Nüüd vaimne jõud, mis see nüüd tähendab? Tiinal on napilt siin kollane, on ju, Monikal on punane. Et see tähendab seda, kuidas ta väljendub.
Mis see üldse näitab, see on siis omega-3 näiteks alamrasvad on EPA ja DHA. Loomulikult on EPA ja DHA on kõigis rakkudes, aga EPA võtab põletiku alla liigesed, lihased näiteks on ju see rakkudes on ju ja DHA on näiteks närvirakud, silmad, hambad on ju ja aju koostis on ju. Ja see ongi, et kui seda DHA-d on näiteks on vähe, siis meil on aju koosneb nii-öelda hästi üldistatult veest ja rasvast ja kui see rasva on siin väga palju puudu ja see on DHA, on ju, siis hakkavadki meil nii-öelda need mõttemustrid klikke üle lööma, ehk siis meil ei ole seda õiget ajuehitusmaterjali, on ju. Kõige paremini näeb seda, kui naine on lapseootel ja näiteks viimasel 3. trimestril hakkavad lapsel välja kujunema aju ja silmad ja siis ta vajab seda DHA-d kõvasti ja siis hakatakse naise verest võtma, kui see on niigi vähe on seda, siis hakkab laps ennast nälga jätta, hakkab otsas mõttes naise ajust seda võtma. Et siis võib juhtuda niimoodi peale rasedust silmad, juuksed, meeleolu kõikumised, kõik need asjad võivad kaasneda. Et see on üks taustu näiteks sellel DHA-l. Aga lastel DHA ülimalt oluline õpivõime, asjade meeldejätmine, rahulikult paigal püsimine, keskendumine on selle taga peidus. Põhimõtteliselt uuringud näitavad, et 20% mõjutab siis meil depressiivsust, meeleolu, kõike selle korras rasvhapped, et selle taga on need uuringud. Kõigi nende uuringute kõik kohta, et pärast poole võite küsida, võin saata ka, kui on huvi lähemalt näiteks kõigega tutvuda. Et ma suht pealiskaudselt käin praegu hetkel kõigest üle siin. Nüüd rakumembraani voolamus, mis see on? Selle nimi rakuainevahetus, ehk siis ongi, et nagu meie sööme ja käime WC-s, samamoodi rakud, nemad võtavad toitained, et rakk teeb, milleks ta loodud on, toodab head nahka, toodab nägemist, mis iganes juuksekarva ta toodab, on ju. Ja siis samamoodi väljutab, ehk siis ja rakuainevahetusest sõltub ju, kuidas meile rakku lähevad toitained sisse ja lähevad välja. Nii. Teil mõlemil on siit punases, Tiinal on nüüd parem, on ju, et siin on 10 ühele põhimõtteliselt, on ju, ja Monikal on 12 ühele punases. Ehk siis teie puhul võib öelda, võite korralikult toituda, aga teil ei lähe toitained kõik rakkudesse sisse. Ehk siis uriin on kallis, teise sõnaga. Et võite küll hästi süüa, aga kõik ei lähe lihtsalt rakkudesse. Et jutt on toidust, aga ka jutt on vitamiinidest, mineraalidest, iga nii-öelda purgist kas või, mis te võtate, või täiendavalt ka ravimid ei imendu näiteks korralikult, on ju. Et ravimid võivad poole paremini imenduma hakata, kui on meil rakuainevahetus korras näiteks, on ju. Ja rakuainevahetust mõjutab küllastunud rasv meil näiteks, mille juurde me alles jõuame. Nii, arahidoonhape ja see on nüüd Monikal väga punases, Tiinal on nüüd kollases. Ta võiks olla siin keskel ja rohelises. Mis see tähendab? See on siis, et te võite küll hästi süüa ja kõik võib korras olla, aga te ei kontrolli toorainet on selle nimi. Ehk siis see on ehe näide, mis meil masstootmine on teinud teie toidulauaga. Ehk siis kui meil näiteks linnuliha, loomaliha, sealiha, kõik, et see on, mis nad söövad, teraviljajõusööta, maisijõusööta, siis välismaal soja, on ju. Et need on omega-6 allikad ja nende liha on omega-6. Et näiteks looduslik liha on hoopis küllastunud rasv. Et need on muidugi üldistatud, kõik rasvad on omavahel segunenud üldistatult. Ja praegu hetkel te olete saanud masstootmise omega-6 liiga palju, arahidoonhape. Aga võin kõige kohta öelda, et omega-6 kindlasti, räägime põletiki omega-6 nagu oleks halb. Ei, seda saame liiga palju. Et omega-6, see on valureaktsioon, on ju, et lööme jala ära, jalg läheb paiste ja valuaisting on, on ju. See valuaisting on omega-6, see paistetus on omega-6. Ta ütleb, et nii, rahu, jäta see koht rahule, me tegeleme parandusega, on ju. Et see omega-6 on kindlasti hea, palavik tuleb omega-6-st, on ju. Aga seda probleem on selles, et lihtsalt seda omega-3 on vähe üpris tihti ja omega-6 liiga palju natukene. Et kõik rasvad on head, välja arvatud transrasvad, lihtsalt ei tohi midagi üle süüa. Nii, kas selle esimese poole kohta on küsimusi, et me rääkisime alguses ära nüüd, et mis hetkel seis on ja nüüd ma hakkan rääkima, miks see seis selline on. Et kas on hetkel küsimusi? Kui ei ole, siis ma liigun edasi. Ma saan aru, et Tiina, sina pead võib-olla liikuma vahepeal ära ka, on ju?
ma ei kuule sind, sul on mute. Mitte vahepeal, vaid ma liigun täitsa ära selles mõttes, et mul on teised asjad ees ootamas. Praegu veel on aega. Et ma proovin kiiresti seletada, aga pole hullu, et salvestuses saad selle lõpu näha, kui jääb midagi rääkimata, on ju. Aga ma nüüd, nii, ma saatsin eelnevalt rasvaõpete tabeli ka, et ma ei hakka korra ma korra hästi kiiresti käin üle, kuna see on oluline. 12. lehel on siin ka näiteks, on ju. Nii, küllastunud rasva on piimatooted näiteks, looduslik liha, igasugune magus käib siia alla. Siis omega 6 on näiteks odavad taimsed õlid, siis siin on ka liha, see on nüüd masstootmise liha. Ja siis on päevalilleõlid, soja, kõik viinamarja seemneõlid. Nüüd omega 9, ka kasulik rasv on ju, oliiviõli, rapsiõli, puhtad rasvu ei ole ja meie laiuskraadi rapsiõli on tavaliselt selline 40, mis ta nüüd on, tavaliselt on ta vist 40 on ta 40% omega 9, 60% omega 6, siltide pealt peab vaatama, mis ta on, on ju. Et mandlid, avokaado on ju, ja siis omega 3 on, et adekvaatne allikas on siis looduslik kala on ju, või siis meie balance oil ka on. Aga tuleme nüüd üles tagasi ja nüüd vaatamegi, et mis siin selle 4 kuuga on juhtunud. Nii, kuidas seda tabelit lugeda? Et tabelit loome küllastunud rasvad, et kui on lähemalt, et vaja teada, mis asi on palmitiiv ja steariinhappe taga täpselt, siin on testi lõpupoole on seletus ka täpselt toitainetega lahti, praegu üldistame need. Et sihtvahemik on siis, mis võiks olla, teie väärtus, mis on mõõdetud ja kõrvale kalle, see võiks olla ideaalis nullis. Kui on miinus, võiks rohkem tarbida neid rasvu, kui on pluss, siis võiks vähem tarbida. Siis kui summeerime need samad näiteks küllastunud rasvalahtrid ja mis me siis näeme? Näeme niimoodi, et Tiinal on oluliselt üle küllastunud rasva. Sealt tuleb ka, et rakuaine vahetus ei töötanud korralikult. Moonikal oluliselt üle küllastunud rasva. Te võiksite vaadata endal nüüd küllastunud rasva tabelist, et millega te liialdate, et natukene liiga palju, kas siis juustu või siis on seal taga mingid piimatooted või magus või, et seda võiks vähendada lihtsalt. Kui seda liiga palju vähendada, siis on vähem energiat. Kui seda liiga palju on meil üle, siis teil hakkate kohevamaks minema vaikselt. Et see paisutab kehakaalu, et me ei kasuta ära seda. Ehk siis ideaalis nullis. Nüüd omega 9, väga tublid, mõlemal on nullis. Ühesõnaga te kasutate kas siis pähkleid või oliiviõli piisavalt ja see on väga õige kogus, kas te siis praete või panete salatisse, on ju, et väga okei, et superluks, sellega omega 9 on korras. Nüüd omega 6, nüüd pilt on täiesti erinev teil mõlemil, on ju. Ehk siis linoolappe on taimsed omega 6 allikad, et Tiinal on nullisse, Moonikal on kõvasti miinuses, on taimne omega 6, on ju. Küll aga Tiina on siis ehe näide, kuidas saab masstootmise odavast lihast seda omega 6 meil kätte. Ja nii suur protsenti nüüd ei olegi ma tihti näinud, et sellepärast sul testi see suhe oli ka nii hull. Et sul on see tohutus pluss, siis on sul omega 6. Et sa võiksid omal nüüd need omega 6 lihaallikad üle vaadata, et millist liha sa ostad. Kana, ma ei tea, te nüüd, kas te ostate poest kanamuna või on teil endal kuskil seal saada, on ju. Kui te ostate juhuslikult poest, siis võtke nulliga. Nii, Tiina? Oota, stopp. Mis rida või mis numbrist praegu räägite? Arahidoonhappe. Ja see 21,1 on üle, et see on ka masstootmise liha, linnuliha, loomaliha, samamoodi ka kala läheb sinna alla, masstootmise kala on ju. No jah, kõige rohkem ma söön kana, mida ma ostan tavalisest toidupoest, mingid tallegid ja asjad. Ja, et need on selles mõttes ongi need põletikku tekitavad, on ju, ja kui muna, sa Tiina ostad muna poest või? Poest, jah. Mis templiga sa ostad? Ma ei tea, selles mõttes, et ma viimasel ajal on lihtsalt see, et ma ei osta neid puurikanade mune, aga siis kas mingi õrre või kui on ühesõnaga. Aga kas sa vaatad selle teksti järgi, et õrrekana muna või? Jah,
mingi number on ka seal, mul ei ole veel see nii hästi peas, et ma mõnikord mõtlen, oota, mis see number, vaata. Väga hea. Ja siis sa järelikult ostad numbri järgi, mis on väga õige, et me teksti seal ei tohi usaldada, et seal on tekstina võib igasugust jama kirjutada, et küll on meil kodutalumumunad ja ilusad munad ja vahvad värvilised. Ma küsin, et mis number see ideaalne oli? Kõige parem siis on 0. Ja 0. 1, 2, mida suuremaks, seda hullem. Ja kui inimene ostab reklaami ja hinda, saab number 3 alati võtata. Aga 0 on see, no selles mõttes ta on ka lihtne, et kõige kallim on ta. Aga loogika on see, et need toitained, mida me igapäevaselt sööme, need võiks olla natuke kvaliteetsemad. See ongi, et me võime küll süüa küll, me võime magusat ka süüa, loomulikult on ju. Oluline see, et me kogu aeg seda ei tee, on ju. Et samamoodi, et me võime ju hamburgerit ka süüa, lihtsalt ärme seda kogu aeg tee, et me ei saa ju toitainet sealt, massi ja kaloreid saame ainult, on ju, aga midagi, millest me üles ehitame, seda me ei saa. Ehk siis samamoodi, sama loogika nende munadega, on ju, et kui me sööme igapäevast neid, võiks olla kvaliteet. Samamoodi, et iga päev näiteks keskmine inimene tavaliselt praepeinik, on ju, et siis võiks selle extra virgin oliiviõliga seda kõike teha, on ju, et ta ei lase seda suitsema, on ju, aga see ongi, et mingid toitaine, mida me igapäevaselt sööme, need võiks olla kvaliteetsemad. Iga päev sööme liha, vaatame natukene kvaliteetsemat liha lihtsalt, on ju. Et praegu hetkel ongi siis mõlemi suur mure selle testi juures on, küllastanud rasva on liiga palju, omega 6 on liiga palju ja mis selle tipuks on, omega 3 kõigis positsioonides teil mõlemil väga palju miinuses. Et selles mõttes, et Monika väga tubli, väga õige otsus, tee endale suur pai, et sa Eneli klient oled ja tegid testi ja hakkasid balance oili tarbima, 4 kuuga lähed tasakaalu ja vähemalt sa hakkad tundma, ma arvan, et see ongi, et see ei ole nüüd kiire spurt, on ju, vaid et sa vaikselt hakkad tundma, kuidas sul läheb elu ilusamaks ja paremaks, on ju. Et vähemalt selle esimesel perioodil saab kindlasti sellise terviseelamuse ja siis sa näedki, et elu võibki nii ilus olla, on ju. Et Tiina, sina ilmselt Eneliga konsulteeri, on ju, et kuidas ja mismoodi edasi minna, on ju. Et ma väga soovitaksin mõlemile, et balance oili, et siis vähemalt saab rasvhapet korda ja näed ära, kuidas selle tervise benefit on. Et mis ma võin siin öelda, et selle 8 aastaga, et tervise, mis iganes pisikesed need tervisehädad on, need tavaliselt lähevad, et me mõtleme, et meil ongi, et see allergia või talumatus, see ongi normaalne, et see peame elama sellega või et lapsed on haiged, et me peame sellega elama. Ja, Tiina? Et ma korra küsin, et kui ma nüüd võtaks seda balance oili ja mida iganes, et kas siis ma võin seda tallegi kana edasi süüa, siis kõik on okei või ma ikkagi peaks nagu... Sa saad tasakaalu, aga vaata, ma rääkisin seda kõike rasvade seisukohast, on ju, et rasvade mõttest saad korda, aga selle tallegi kanaga on ju, et ma ei rääkinud, mis sealt kaasa tuleb, antibiootikumid ja kõik muud asjad, on ju, aga su keha peab kõigele palju paremini vastu sellepärast, et sul on immuunsuspoole tugevam, on ju, et sul hakkavad vitamiinid, mineraalid imenduma, on ju, et su keha peab vastu kõigele sellele. Et ütleme, et meie kontseptsiooni mõte on see, et tänapäevaselt, et sa igapäevaselt võtad seal 1 euro päevas, sa saad selle 1 euro eest päevas tegelikult omal, et sul rakkuaine vahetus läheb korda ja sul see põletiku tase langeb, on ju. Aga kõik muu peaks inimene ise teadma, et teeb, et kui toon äärmuslikuma näite näiteks, et meil on vitamiinid, mineraalid, fütotoitained ka näiteks, on ju. Ehk siis inimesed teavad multivitamiin selle all, on ju, see on täisväärtuslik toitainete kompleks. Põhimõtteliselt, kui tarbida nüüd õli, võtta vitamiinid, mineraalid, fütotoitained peale toitainete kompleks ja võtta nüüd prebiootikumid ehk siis kiudained ka peale, mis meil on ka olemas, siis see tegelikult asendab täisväärtuslikku toitu. Et kas me võime seda teha? Ei ole hea, sellepärast, et meil maos või kõik see soolestikus peristaltika, kõik, et peab ka töötama, et toitu peab ka sööma. Küll aga, kui võtta vereteste asju teha, siis põhimõtteliselt võib inimene ilma niimoodi toiduta ka võtta ja asendada need, aga see ei ole õige lähenemine, on ju, et seda me ei propageeri ka. Aga säästuperioodil, mis iganes on vaja, loomulikult, et ärme hulluks mine, on ju, aga me lihtsalt peame teadma, mis meil selle masstootmise taga on, kui me sööme seda.
Kas Monika, sul on küsimusi või Eneli sul? no ma pigem ütleks nii, et peale seda, kui ma hakkasin Balance õli kasutama ja võtsin juurde sinna Xtend selle toitainete kompleksi, et siis enesetunne muutub paremaks ja vitamiinid imenduvad paremini ja kiiremini kehas ja keha suudab nii-öelda selle rämpstoiduga ka ju paremini toime tulla, et ega mina ka ju patustan aeg-ajalt, ega ma ei ole kogu aeg mingi super tubli, et söön samamoodi siin vahest purksi ja pitsat ja igasugu juustu ja snäkke. ma küsin su käest, mis sul see number on, see tasakaal või? Ma võtsin just enda testi siin ette ja võrdlesin teie testiga. Minu esimene test oli 12:1 ja ma hakkasin tarbima õli alguses isegi 1,5 korda nii-öelda suurem kogus kui norm kogus on, ja mina sain endal 3 kuuga testi 2,3 peale, nii et aga mul ei ole ka kõik nii-öelda kohe rohelised, et mul on siin, ma ei tea, kui hästi näha on. Udune. Aga... hästi näita. Ma võin pärast oma selle testi võrdluse panna Manusesse meile näiteks, et mul läksid siin pooled asjad läksid nii-öelda roheliseks, aga ma tahaks ikka kõike roheliseks saada, et selles mõttes, et ma tarbin nagu edasi aga mu enesetunne nagu muutus 3 kuuga, niimoodi, et see energia ja kõik see, et uni muutus paremaks ja selles mõttes peavalud kadusid ära, et ühesõnaga seda muutust on tunda. Kui sa võtad piisava koguse õli, siis sa ise oma keha pealt tunned seda muutust. Ja mis ma tahtsin öelda, oluline vahe on see, et võiks ju igasugust omega-3 tarbida. Probleem on selle, et need omega-3 ei tööta. Et nad töötavad, aga vähe. Asi on selles, et seal on üks asi, ma mainin EPA-DH kontsentratsioon on väike, väga väike neil tavaliselt üpris tihti. Siis võiks mõelda, et sööks terve peoga neid. Ei, see pole jälle lahendus. Sellepärast, et üks kõige olulisem asi, mis üldse selle õli puhul ongi, et retsept on teine, et EPA-DH väga kõrge kontsentratsiooniga, aga oliiviõli polüfenoolid on need, mis muudavad seda mängu. See oliiviõli polüfenoolid ehk siis need panevad selle õli toimima, see ei rääsu, see on raku komponent meil samamoodi ja see annab selle põhibenefiti. Vaat see totaalselt erinev, et peaks, kui üldse tooteid valida, et siis ongi, peab otsima sellist toodet, mis on kõrge EPA-DH-ga ja pluss oliiviõli polüfenoolid ja need on keskmisest kallimad. Need tooted muidugi turul väga palju ei ole, aga vähemalt on ja meie saame garantii alati testiga, anonüümse testiga, et teed alguses, teed pärast ja toode peale, et me üldse ei pea kellegiga vaidlema, et kas toode toimib või ei toimi. Teeme testi, veri valeta ja ongi kõik, ega seda muud ei olegi. Monika, sina oled ka nüüd õli ju mitu nädalat võtnud, kuidas enesetunne on? Ja ma arvan, et äkki isegi kuu tuleb juba ära seda võtta ja no on parem ikkagi, et selles mõttes, et seda väsimust ei ole. Et ja ise usun nüüd ka sellesse, et äkki nüüd hakkavad mul ka need vitamiinid lõpuks imenduma. Et siiani on mul olnud kogu aeg rauadefitsiit juba aastaid ja ma olen krõbistanud neid rauatablette ja neid siirupeid sisse joonud ja no ei saa paika. Aga nüüd ma tegin meelega siis, kui sai see esimene rasvhapete test nüüd tehtud, tegin ka omale nii-öelda vereanalüüsid ja ma lähengi põhimõtteliselt huviga siis, kui on järgmise testi aeg teha, et siis ma teen ka vereanalüüsid, et mis on toimunud ka siis nende muude näitajate osas. Lubadust, millega osas anda ei saa, aga väga-väga paljudel läheb korda ja tegelikult see tugev aneemiline piir see oluliselt tõuseb, et see ongi, et sa ainult mitte ei saa oma preparaatidest seda kätte, vaid hakkad toidus ka paremini imenduma kõike. Ja teine asi on see, et see oligi, et kuidas ta nüüd oligi, et rauapuudus omakorda vist tekitas põletikku. Nüüd on palju aega sellest möödas, et ma pean meelde tuletama, aga sellest on eraldi meil teema olnud, et kuidas raud ja põletik ja need omavahel käituvad, et ühesõnaga seal on omaette probleemid veel.
see on ka selle verevarustuse, sest raud on ju see, mis tegelikult transpordib verd ju. Et minul on sama probleem olnud aastaid, et kogu aeg on raud madal, on ja aastaid kogu aeg söön rauapreparaate ja siis öeldakse, et sul ei imendu. No mis mõttes ei imendu? Ma olen ka inimorganism ja siis ühel imendub ja teisel ei imendu, et nagu tundus nii jabur, vaata. Aga mina kahjuks ei teinud suve lõpus, kui ma esimese testi tegin, ei teinud perearsti juures analüüse, on ju. Aga ma tegin nüüd analüüsid, kui mul on juba nii-öelda 3. Insino test tehtud, on ju. Siis mul on rauad ja D-vitamiinid ja kõik asjad on jumala korras, nii et ja kusjuures rauda ma võtan nii, kuidas mul meelde tuleb, vahest päevade ajal võtan siin paar kapslit ja siis ma kuu aega ei võta mitte midagi jälle, nii et aga mul on ta täiesti selles mõttes üle miinimumpiiri, mis mul alati oli alla miinimumi, ka need verevarud ja asjad, et feritiinid ja asjad olid mul alati hästi madalad. Nii et mõjub. Aga naised, suurepärane. Aitäh teiega, oli tore. Ma võtan salvestuse maha ja kes iganes see salvestust ka vaatab, on ju, et kui on täiendavaid küsimusi, siis alati võib Eneli poole pöörduda, on ju, või alati minu poole pöörduda ja kõik on hästi hoitud, on ju.